2003. aastal avati Tallinna südalinnas Toompea nõlval meie lähiajalugu kajastav muuseum. Eesti inimesed on muuseumile kinkinud 40 000 eset. Muuseum rajab uut püsinäitust. 13 aastat vana ekspositsiooni uuendamine ja näituse pindala suurendamine võimaldavad lähiajaloost kaasahaaravamalt kõnelda. Soovime 4-kordistada külastajate arvu, kes Eesti looga tutvuvad. Uuel näitusel jutustavad ajaloolised esemed emotsionaalseid isiklikke lugusid. Nii saab iga külastaja mõelda lähimineviku üle ning tunnetada vabaduse haprust. 1930. aastate lõpp tõi eestimaalaste hinge ärevuse. Tulevik oli ebaselge. Alanud okupatsioonid panid küsima, kuidas jääda ellu, kuidas hoida lootust hinges. Toimusid küüditamised ja arreteerimised, inimesi viidi vangilaagritesse ja perekonnad lõhuti. Valitses hirm, viha ja meeleheide. Paljud eestlased võtsid ette ohtliku teekonna vaba maailma poole. Pool sajandit lahutas raudne eesriie neid kodumaast. Aga enamus jäid siia elama võõravõimu meelevalda. Mida tähendas elu Nõukogude Eestis? Seda aega iseloomustasid usaldamatus, tsensuur, mälu hääbumine ja pidev jälgimine. Aga lootus paremale homsele inimeste hinges ei kustunud. Vapramad osutasid vastupanu, peitusid metsa või jagasid lendlehti. Vaatamata raskustele suudeti siiski tänu nutikusele ja visadusele keerulistes oludes toime tulla ning teinekord elust rõõmugi tunda. Ja siis algas muutuste aeg. Inimesed leidsid uue hingamise ja astusid koos Eesti eest välja. Inimesed tõid Eestile vabaduse tagasi. Nüüd on Eesti ja eestimaalaste kohustus vabadust hoida. Iga päev selle eest seista. Nagu Lennart Meri ütles, oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Harime, meenutame, mõtestame.